Nagu öeldud, olen siis Justiitsministeeriumist ja me oleme siis lapseröövi keskasutus. Ehk siis, kui ma räägin lapseröövist, ma ei pea silmas inimröövi, vaid ma räägin just vanemapoolsest lapseröövist. Ehk siis, kui laps viiakse ühest riigist teise, rikkudes ühe vanematest olevat hooldusõigust. Lihtsalt backgroundiks, et kui kellelgi on küsimusi või mõtteid, et siis ministeeriumis on meil 4. Võib meile alati kirjutada, joonistada, helistada võib ka loomulikult. Mina siis tegelengi lapseröövidega, piiriüleste elatisküsimustega, kõikvõimalike laste hooldusõiguste küsimustega. Ja siis on meil Karin, kes tegeleb veel kättetoimetamiste ja sükeste lihtsamate tsiviilasjadega ning siis on 2 inimest, kes veel kriminaaliga tegelevad. Ma räägin konventsioonist, ma räägin Euroopa Liidu määrusest ja üks asi, mida tihtipeale tegelikult unustatakse või lihtsalt ei teata, arvatakse, et ei okei, konventsioon ütleb seda, aga meil seadus ütleb midagi muud. Et tegelikkuses on meil põhiseaduses sisse kirjutatud, et kui on konventsioon või mingine välisleping ratifitseeritud, nagu näiteks lapseröövi konventsioon on, siis kui on mingi vastuolu siseriikliku seadusega, siis kohaldatakse välislepingu sätteid. Ehk siis, mis on vastuolus Eesti seadustega, me lähtume konventsioonist. Samamoodi on meil siis Euroopa Liidu instrumentide puhul, meil on üks Euroopa Liidu määrus, mis ka seda reguleerib, mis on siis samuti vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides ja on samamoodi ülimuslik Eesti õiguse ees. Aga millal on siis, võib olla üldse siis konventsiooni kohaselt tegu vanemapoolse lapserööviga? Esiteks peaks olema laps noorem kui 16-aastane. Miks 16? Kui lugeda konventsiooni kirjutanud tehtud selgitavat raportit, siis on näha, et tegelikult oli seal vaidlus, et kas see võiks olla äkki 18, kas see võiks olla 21, mõni oli jälle seisukohal, et see võiks olla 14. Tegelikult lõpuks siis tehtigi kompromiss, et pandi 16 ja üleüldine põhimõte oli, et kuna see konventsioon on eelkõige loodud ikkagi siis vanemapoolsete jaoks, et vanemal on üsna keeruline juba 16-aastast last vastu tema tahet kusagile võtta ja viia. Et seetõttu see piirati ka siis 16-aastasega. Siis on selline tore mõiste nagu, et laps oli enne röövi kohanenud elama riigis, kuhu teda tagasi taotletakse. Mida tihti siis mõttes üleüldiselt, kui me räägime lapseröövidest, siis me ei räägi ainult sellest, et mingi Egiptuse issi tuli, võttis 5, need on samamoodi Eesti inimesed, kes on läinud kusagile rohelisemat muru otsima, sinisemat taevast otsima, suhe läheb lahki, keegi tuleb koju tagasi. Et me ei vaata seda rahvuse põhiselt ja siin ongi nüüd see küsimus, et eriti tüüpiline on see Eesti naiste puhul, et Eesti naine kolib välisriiki, saab seal võib-olla lapse, ja kui me vaatame meie registrit, siis ta meil on registris sisse kirjutatud, ta on Eestis on haigekassa, võib-olla tal on isegi Eestis sotstoetused tiksumas, näiteks on ju emaduse see vanemapalk. Et mida lapseröövi konventsiooni puhul vaadatakse, on lapse reaalne elukoht, kus on laps kohanenud elama, kus ta on harjunud elama, kus ta käib lasteaias, kus ta käib koolis, kus tal on sõbrad, kus tal on tugevamad sotsiaalsed sidemed. Ja kindlasti ei tähenda see alati mitte ka kodakondsusjärgset riiki, et me vaatamegi seda, et mis on lapsele parim, et see riik, kus ta oli harjunud elama. Et see on siis see riik, kuhu saab teda tagasi taotleda, ehk siis kui ta oli harjunud elama Eestis ja laps toodi Eestisse, et vahepeal oli mingi kuukese kuskil mujal, siis võib-olla tal see harjumuspärane viibimiskoht veel ei muutunud ja ei saagi teda kusagile tagastada. Samuti siis võib olla vanemapoolse lapserööviga tegu olukorras, kui laps on viidud välisriiki, või õigemini see on see peamine asi, et laps on viidud välisriiki või last hoitakse kinni välisriigis nii-öelda tähtaega ületades. Ehk siis on kaks tüüp olukorda.
Üks on siis see, kui lihtsalt üks vanematest teisele teatamata võtab lapse ja läheb taga välisriiki. Keerulisemad on need olukorrad, kus näiteks, kasutades näitena meie nimetatud Kalevipoegasid ehk siis Soomes töötavaid mehi, laps läheb võib-olla näiteks koolivaheajaks oma isale külla Soome. Selleks oli nõusolek olemas. Aga selle asemel, et koolivaheaja lõpus see laps Eestisse tagasi saata, siis isa teatab hoopis, et ei, aga ta nüüd läheb siin kooli. Ta läheb siia. Või siis vastupidi, kui me räägingi nendest nii-öelda tüüpiliselt, meil on enamikke, kes meil nii-öelda lapseröövi toime panevad või kes lapsega ära lähevad või Eestisse tulevad, on emad Eesti statistikat vaadates, et kui meil on need vastupidised olukorrad, kus Eestisse tullakse, siis enamasti on tegu Eesti naistega, Eesti juurtega, nii-öelda naistega, kes ongi siis välisriigis, on suhe lõhki läinud. Küsitakse luba, et ma lähen Eestisse oma vanematele külla paariks nädalaks. Selleks saab loa, lapsega saab ilusti üle piiri, sest et olenevalt riigist osades küsitakse väga pingsalt, et kas sul on teise vanema luba olemas. Ja tegelikkuses, kui tullakse Eestisse, siis öeldakse, et me ei tulegi tagasi ja kui asi jõuab menetluseni, siis öeldaksegi, et aga mul oli nõusolek ju taga Eestisse tulemiseks. Jah, aga ei olnud nõusolekut lapsega Eestisse jäämiseks, et need on kaks väga erinevat asja. Äärmiselt tähtis on see, et vanemal oleks sellel vanemal, kes siis last tagasi taotleb, et tal oleks hooldusõigus, vähemalt lapse elu ja asukoha suhtes, et meie perekonnaseadust silmas pidades siis ka näiteks otsustusõigus lapse viibimiskoha üle. Et kui seda ei ole, siis ei saa tegu olla ka lapserööviga, ehk siis teatud välisriikide puhul on meil tähtis just ka see, et kuidas see hooldusõigus tekib. Et Eestis on automaatselt, kui laps sünnib, kui tal on isa on ju sünniaktis kirjas, siis isal on ka hooldusõigus. Olenemata sellest, kas need vanemad on abielus või mitte. Iirimaal näiteks, kui tegu on mitte abielus olevate isikutega, siis sa võid sünniaktis kirjas olla, aga hooldusõigus sa saad niimoodi, et sa teed eraldi taotluse kohtule. Ja siis kohus peab tegema lahendi selle kohta, et sul on ka hooldusõigus lapse suhtes. Et see on, ja vaadataksegi siis just selle riigi õiguse kohaselt, mis on pädev otsustama. Vanem ei ole andnud nõusolekut lapse riigist äraviimiseks. See on siis, et laps on viidud välisriiki, aga õigusvastaseks muudabki selle see, et see hooldusõiguslik vanem ei ole siis andnud selleks nõusolekut. Ja äärmiselt tähtis ongi see, et see vanem on olnud lapse tegelik hooldaja, et me ei räägi nii-öelda rongaisadest, kes võib-olla pole last näinud aastaid, aga siis saavad teada, et näed, on läinud kuskile, et ma ei taha, et ta läheks. Mul on ka õigused, et see on ka asi, mida kindlasti arvestatakse, kas see tegelikult see inimene on osalenud lapse elus. Ma näitaks ühte Euroopa Komisjoni ettevalmistatud videot lapseröövi kohta. See on kättesaadav kõikides Euroopa Liidu keeltes, et vahest kui on mõni juhtum, et siis võib-olla on hea oma klientidele või kellegile näidata. Nii kaua, kui see tööle saadetakse, siis mul on video olemas siin ka flaieritele, et Euroopa Liit on teinud ka flaierid nii lapseröövi kohta, kui siis ka piiriülesed lapse hooldusõiguse ja külastusõiguse küsimused, mis olid siin väljas ka, et need on ka kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes. Kui olete eri rahvustest paar, võite teie või teie elukaaslane soovida lahutuse korral asuda elama mõnda teise Euroopa riiki ning võtta kaasa ka oma lapse. Sellisel juhul on oluline seada esikohale teie lapse õigused, heaolu ja vajadused. Enne kui otsustate, kuhu oma lapsega elama asute, peaksite pereadvokaadiga nõu pidama. Kui plaanite teise riiki elama asumist, peate enne lapse riigist välja viimist saama endiselt elukaaslaselt selleks nõusoleku või vastava kohtuotsuse. Muidu võidakse seda käsitada vanempoolse lapseröövina ning seaduse rikkumises süüdistada. Endise elukaaslase nõusoleku või kohtuotsuse puudumisel võidakse algatada kohtumenetlus lapse viivitamatuks tagasitoomiseks tema tavapärasesse elukoha riiki. Samuti võidakse teie vastu algatada kriminaalasi. Igas riigis on spetsiaalsed lastega tegelevad ametiasutused.
Spetsialistiga nõu pidades võite vältida potentsiaalselt stressirohked, kahjustavat ja emotsionaalselt pingelist olukorda. Tehke kõik, et teiegi lugu lõpeks õnnelikult. Et on olemas sarnane video tegelikult ka siis hooldusõigusest ja et kuidas hooldusõiguslikke asju jagada piiriüleste olukordade puhul. Loodaks, ma saan oma slaidika tagasi. Ehk siis siit kajaski läbi see, et mis on lapsele parim. Ja see ongi see konventsiooni eesmärk. Loodan, ma saan ikka oma slaidid ka tagasi. Nii, väga hea. Ja kõike seda silmas pidades siis 80. aastal Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents töötas välja konventsiooni lapseröövi suhtes rahvusvahelise tsiviilõiguse kohaldamise konventsiooni. Et ma räägin puhtalt tsiviilõiguslikust poolest. Et seal videos mainis ka kriminaalasja, et Eestis ei ole oma lapse röövimine kriminaalasi. Aga on riike, kus see on ja meil ka väga lähedasi riike, näiteks Rootsis on see kriminaalasi, et see on alati asi, mida peab arvestama. Ja Euroopa Liit on ka siis seda täiendanud liidusiseste asjade puhul Brüssel 2 määrusega ning nende mõlema instrumendi alusel on võimalik taotleda ka suhtlusõiguse piiriüles tagamist, ehk siis kui on olnud nõusolek välisriiki minemiseks, võib-olla seda näiteks vaja olnud, sest et üks vanemast, sellel vanemal, kes läks, et temal on otsustusõigus, aga ei võimaldata pärast enam lapsega suhelda, et siis see on ka alati võimalik meie kaudu taotleda, et selle jaoks on meil olemas eraldi ka juristaitabis info. Aga nagu ma ütlesin, selle konventsiooni eesmärk oligi kaitsta last tema õigusvastasest äraviimisest ja kinnipidamisest tulenevate kahjulike tagajärgede eest. Mõte oli just see, et lapse äraviimine ei ole talle kunagi kerge. See on alati raske. Ja teine, mis seal nagu väga tavaks oli see, et just see 3. punkt. Üldiselt peetakse lapse huvides olevaks tema viivitamatut tagastamist harilikku elukohta, kuna lapse harilikku elukoha kohus on kõige pädevam otsustama lapse tuleviku üle. See on see mõte, et see, kui otsustatakse lapse tagastamine, ei tähenda seda, et see laps nüüd on sunnismaine selles riigis. See tähendab seda, et laps peaks minema sinna riiki, kus on kohus pädev läbi viima tema hooldusõiguslikku vaidlust või menetlema siis hooldusõiguse osas küsimust, et kellega ta saab elada, kus riigis ta saab elada ja nii edasi. Et meil on olnud ka olukordasid, kus näiteks Eestis on võideldud lõpuni, Riigikohtuni välja, Riigikohus on ka otsustanud, et lapse peab tagastama välisriiki ja ma mäletan, see ema helistas mulle, nutis telefoni otsus, kas see nüüd tähendab, et ma peangi tagasi kolima. Tulin ära sealt, ma ei taha seal elada. Esiteks, lahendi puhul ei sunnita vanemat lapsega tagasi minema, aga eeldatakse, et kui sa oled hea vanem ja kui sa oled ise terve menetlusaja võib-olla vastu vaielnud, et ei, lapsel ei ole hea seal riigis elada, et siis sa lähed taga koos. Ja mida see ema tegi, kes mulle helistas? Seletasin talle ära, et see ei ole püsiv lahendus. Ta võttis puhkuse endale Eestis olevast töökohast 2 nädalaks, kui ma eksi. Jutt oli Iirimaast. Ta sõitis Iirimaale. Tegu oli, miks see ema üldse ära tuli, oli perevägivalla põhjus. Ja see perevägivald oli, või lähisuhtevägivald oli läinud nii kaugele, et neil oli lähenemiskeeld, seal mehel oli lähenemiskeeld selle naise suhtes. Ja see mees teadis, et tulevad selle lennuga, ta ootas lennujaamas. Naine oli piisavalt nutikas, piilus uste vahelt, vaatas, ootab. No siis lähme jalutame natuke mööda lennujaama veel ringi. Natuks aja pärast läks vaatas, ikka ootab. Jalutasid veel ringi. Oli 2 tundi möödas, kuni see mees lõpuks loobus ja läks ära lennujaamast. Naine võttis lapse, tuli välja. Meil oli kokku lepitud Iiri keskasutusega see, et ta saab ööbida naiste varjupaigas Iirimaal. Läks siis naiste varjupaika. Järgmine hommik läks Iiri kohtusse, tegi sinna taotluse.
palvega siis hooldusõigus ära jagada. Iiri kohus, ma ei eksi, see oli kuskil 2 või 3 päevaga, tegi lahendi, millega nad ütlesid, et okei, me hakkame asja menetlema, sinnamaani, kuni on olemas lõpplahend, on teil luba olemas lapsega Eestis elamiseks. Et see on see mõte. Asi korda ajada selles riigis, kus on ametkonnad pädevad. Sest olgem ausad, et kui laps tuuakse Eestisse, kui ta on Eestis võib-olla olnud 6 aega, ega meie kohtud ei tea ju mitte midagi sellest lapse taustast. Ei tea meil lasteaiad, ei tea meil koolid, ei tea meil sotsiaaltöötajad, mitte keegi ei tea mitte midagi. Või samamoodi, kui laps on ära viidud, näiteks on ju meil need pered, kes meil muudkui Soome kolivad. Üks hetk võib otsustavad tagasi tulla. Jah, see laps on siin üles kasvanud, aga te ju ei tea, mis on toimunud viimase aasta-2 jooksul. Teil pole isegi seda infot, et võib-olla mitte midagi ei ole juhtunud selle aja jooksul, aga võib-olla on. Et see on see mõte. Ja loomulikult on konventsiooni mõte aga ennetamine, et selliseid olukordasid ei tekiks. Ja loodeti siis ka, et konventsiooni loomine aitab vähendada olukordasid, kus last kasutatakse ära teise vanema haavamiseks. See konventsioonil on 93 osalisriiki üle maailma. Et hetkel Aafrika ja Aasia on veel üsna vähe hõlmatud, aga ülejäänud maailmaosad on, nagu te näete, on üsna sinised. Ja tegelikkuses, need riigid, mis on sinised, on siis osalisriigid ja need on need riigid, mille puhul saab meie poole pöörduda. Lisaks on seal siis roduhalle riike, nagu ma ütlesin, Aafrika ja Aasia enamasti. Ja need on nüüd sellised riigid, mille puhul meie kahjuks aidata ei saa, sest meil puudub konventsioon. Näiteks on Egiptus. Et ma usun, et olete enamik kuulnud meil sellest juhtumist, mis meediast ka läbi käis, kus isa lapsega Egiptuses olles ära põgenes. Ja see on nüüd koht, kus Välisministeerium saab aidata diplomaatilisi kanaleid kasutades, aga see aitamine on nendel kindlasti piiratum, et selle Egiptuse juhtumi puhul nad vähemalt saavutasid selle, et nad lihtsalt aitasid, et see ema sai hooldusõiguse küll väga tugevate piirangutega, pluss nad aitasid siis tagada selle, et ta saab oma lapsega ka suhelda kogu selle menetluse vältel, aga nad ei saavutanud seda, et lapsega saaks Eestisse tagasi tulla näiteks. Õigemini see ema saab, aga siis laps peab sinna jääma. Et need on piiratud võimalused, mida kasutada saab, et enamasti tähendab see lihtsalt see, et üritatakse aidata, et vähemalt suhtlus oleks olemas, et oleks midagigi. Aga lootus on, et siin riigid hakkavad lähiaastatel ikka laienema, sest näiteks meie suur naaber Venemaa liitus alles 2011, ma ei eksi, nii et Eesti on alates 2002, konventsioon on aastast 80, et progressi veel on. Natuke numbritest, et võib-olla mõtlete, et kui paljudest asjadest me üldse räägime, et välja minevad tagastamise taotlused on siis need, kus Eesti saadab ära, kus laps on Eestist ära viidud, me oleme ta tagasi taotlenud, et ta jääb sinna 10 kanti, et aastal 2012 oli meil 17 juhtumid, et see oli mingi väga erakordne aasta selles mõttes. Ja sisse tuleb meil vähem, et kus taotletakse Eestist lapse tagastamist välisriiki, 2009 oli 1, 2010 7, 2011 4, 2012 8, 2013 4, et võrdlemisi vähe. Aga kokku me räägime siis ka suhtlusõigus, räägime lapse paigutamisest välisriiki, kui on kasuperedesse ja muud sellised hooldusõiguslikud vaidlused, siis taotluste arv on ikka meil aastatega korralikult kasvanud, et ja arvata võib, et 2014 tuleb suurem kui 2013. Mis riikidega meil midagi toimub? Raske arvata need riigid, kuhu eestlased lähevad. Seda sinisemat taevast ja rohelisemat muru otsima. Soome, Ühendkuningriigid, Rootsi, vähem Saksamaa, Iirimaa, Norra, Itaalia, USA. Eriti kui ma räägin Soomest, siis tegelikult ma ütleks, et siin on Soome ja Ühendkuningriigid isegi võrdlemisi ühel tasemel. Kui ma räägin näiteks piiriülesest elatisest, siis meil on üle 500 asja pooleli. Ühendkuningriigid on teisel kohal, umbes sama numbriga, 20 millegagi juhtumit. Esikohal on Soome 380, et Soomega on meil väga tugev koostöö. Ja mis nendes asjades siis on, et kui nüüd vanem soovib lapsega minna välisriiki, siis kas tal on vaja luba teiselt vanemalt?
kui nendel on ühine hooldusõigus, siis põhimõtteliselt tal peab olema see teise vanema luba. See pole täpsustatud, kas see peab olema nüüd kirjalik, kas see peab olema suuline. Meil on Riigikohus näiteks leidnud, et see võib olla ka tegudega väljendatud luba, kus kui Norrast tuli laps Eestisse ja oli algselt olemas luba selleks, et nad andiski loa reisimiseks ja ta tuli pärast Eestisse lapsele külla keset suve ja ta tõi näiteks ära lapse talveriided, talveasjad. Et siis Riigikohus leidis, et ta pidi järelikult nõustuma sellega. Küll aga siin peab arvestama seda, et kui nii-öelda reisimise osas, siis kõikidel riikidel on erinevad nõuded. Et ma paneks hingele, et kui ta reisite oma lapsega, eriti kui näiteks teie lapsel on teiega võrreldes erinev perekonnanimi, ja väga tihti tuleb see mängu ka sellisel juhul, et kui meil on ilusad blondid Eesti naised, aga natukesed pisikesed šokolaadikesed lapsukesed, siis välisriigi piiridel võetakse kinni, küsitakse dokumente ja kui teil on lapsega veel erinev perekonnanimi, siis võib minna üsna keeruliseks tõestada, et tegelikult ka see on minu laps. Et Välisministeerium on ka siin andnud alati soovitused sellistel juhtudel kandke kaasas ingliskeelset pereregistri väljavõtet või rahvastikuregistri väljavõtet, kus on näha, et te olete ka tegelikult selle lapse vanem. Aga meil siin ka Holland on teinud päris palju erinevaid reide, kus on tegelikkuses, et saatkond saab aidata, aga lihtsalt mis on juhtunud, et inimesed on jäänud oma lendudelt maha, kuhu nad edasi pidi minema näiteks Hollandist. Kui nüüd seda luba ei ole, aga oleks ikkagi tohut tahtmine minna, näiteks on ju meie tüüpilised rongaisad. Inimene ei ole tegelikult lapse elus ammusest ajast osalenud, aga teine tahaks minna välisriiki tööle näiteks, et siis on alati võimalik kohtusse pöörduda ja taotleda kohtu käest abi, et kohus saab anda kiireloomulise loa. Ja peamine mõte on siis see, et lapse tagastamist otsustab see riik, kuhu laps on viidud, ja hooldusõigus see riik, kus on laps kohanenud elama. See menetlus on kiire, see peab olema viivitamata ja maailma puhul me räägime sellest, et kui otsust ei tehta 6 nädala jooksul alates menetluse algatamisest, siis on õigus nõu küsida, miks Euroopa Liidu puhul on antud kohustus siis teha hiljemalt 6 nädala jooksul lahend. Kui nüüd taotletakse last tagasi, siis Eestis käib see asi läbi meil sotsiaaltöötajate ja panin need välja, ma vaatasin, et said üsna kiiresti otsa. Et see on vahendamise hea tava juhend, see on eesti keeles seal lingi peal ka saadav, e-Justice'is. Et siin on päris palju nõuandeid sellest, et muuhulgas ka näiteks, kuidas last ära kuulata, kus tema arvamust hinnata ja üleüldiselt siis, et kuidas peresid vahendada. Et see on hea lugemine, enda koolitamine. Ja ma räägin lühidalt ka sellest, et millal võib lapse tagastamata jätta, et päris nii see ka ei ole, nagu meil meediast läbi käib, et Eesti kohtud on pahad, ainult saadavad lapsi Eestist ära. On ette nähtud alused, millal leitakse, et see ei ole lapse huvides tagasi minna. Esiteks siis sellises olukorras, kui maha jäänud vanemal või hooldajal ei olnud lapse äraviimise ajal hooldusõigust, siis ei ole tal õigus ka lapse tagastamist taotleda. Kui lapse äraviimisest või kinnihoidmisest on möödunud enam kui aasta ja laps on uue keskkonnaga kohanenud, siis loomulikult see tekitaks talle suurema trauma, kui ta uuesti ära viidaks. Kui siis see vanem, kes maha jäi, ei teostanud oma hooldusõigust, üldse ei suhelnud, maha jäänud vanem on nõustunud lapse äraviimisega või selle heaks kiitnud, kas siis, nagu ma ütlesin, oma tegudega või muul viisil. Laps on jõudnud vanusesse või küpsusesse, kus on õige tema arvamusega arvestada ning ta ei soovi ise tagasi minna. Et loomulikult arvestatakse, mida laps mõtleb ja kui me räägime siin mingi 14-15 aastastest lastest, siis enamasti puhtalt sellest arvamusest lähtutaksegi. Ja ma räägiks, tänase mõistes on võib-olla kõige olulisem see punkt, et lapse tagasitoomine võib talle põhjustada füüsilisi või psüühilisi kannatusi või muul viisil asetada lapse talumatusse olukorda. Et kõik sellised asjad on asjad, mida kohus saab arvestada, mida ta kindlasti arvestab, aga
Euroopa Liidus on pandud veel täiendav nii-öelda kaitsemehhanism üles selles osas, et me peaksime usaldama teineteist ja et kui ühe riigi ametkonnad suudavad tagada samasugust kaitset kui teise omad, et siis võib sellest ka natuke üle vaadata. Näiteks Iirimaa juhtum, et meil oli tagatud kaitse. Ja viimase asjana räägin natuke siis, mis meil need tulemused on olnud aastate jooksul. Et kui me vaatame protsentuaalselt, siis ligi kolmandiku meil tegelikult asjadest lõppenud kas siis vabatahtliku tagastamise, kus siis see vanem läks siis tagasi ja sai näiteks siis ametliku loa või said vanemad omavahel kokku lepitud. 13% on olnud lõppenud kompromissiga. 4% on sellised olukordi, kus siis see maha jäänud vanem tegelikult on nõustunud tagantjärgi sellega, et okei, sa läksid, paneme paika suhtluskorrad, mul oleks vähemalt kindel tunne, et ma saan lapsega suhelda. 11% on siis sellised olnud, kus see taotleja tühistas ja me ei tea, mis see põhjus on, aga enamasti mul on jäänud mulje, et see on ikkagi kompromiss tegelikkuses, et nad on saanud kokkuleppele omavahel või muul viisil. 11% juhtudest on tehtud tagastamata jätmise lahend, kus on leitud siis, et on põhjendatud jätta laps tagastamata. Ligi 10% on leitud, et laps on tegelikult kohanenud elama riigis, mitte see, kuhu teda tagasi taotletakse. Ja need, millest meil siin meediast on läbi käinud, et Eesti riik paha on ju. Tagastamise lahend jõustub ja on siis, need on kokku 14%, et kus siis kas on vabatahtlik täitmine peale lahendi jõustumist, et see 24% on siis enne seda, kui on olemas ükski lahend, mis käsib tagasi minna. Ja neid, kus on reaalselt võetud appi täiturid, neid on olnud 3,5%, et see on üsna väike. Et tegelikkuses need on enamasti lõppenud heal järjel. Aitäh, Aldi! Kas auditooriumil on küsimusi Justiitsministeeriumi esindajale? Ja on, näen. Väga kena ja mikrofon liigub teie poole. Tere! Natalja Skvartsova Narvast politseist. Mul on mitte küsimust, vaid oma kogemus. Et mul on viisa, ma käin Venemaal, mul on sugulasi seal ja ma olen märkanud, et kui näiteks, vabandust keele pärast, et kui sugulased tahtsid siia tulla koos lastega, siis nemad pidid nii palju nagu lubasid teha, et ilma vanemateta 3 lastel, üks vanem läks, teine jäi sinna. Ja siis, kui mina läksin oma õepoega sinna Venemaale, me tegime seda notari kaudu luba, läksime sinna Venemaale, keegi pole midagi küsinud. Mitte miskit, teine perekonna nimi. Et mina nagu ametnik kohe mõtlesin, et miks ei küsi. Venemaa muretseb oma nagu kodanike pärast, et meil kahjuks piiri peal keegi ei küsi. Tegelikult ma tean, see on meil, ma ei tea, kas öelda nüüd, et kas ta on probleem. Ja see on, Eestis on väga tugevalt see mõnes mõttes kinni ka Schengeniga, et inimesed on meil harjunud ju vabalt liikuma. Ja kui meil on olnud näiteks olukordasid, kus üks vanem saab teada, et teine hakkab minema ja ütleme, ma ei ole nõus. Ta on saanud, näiteks meil Harju maakohtust on saanud poole tunniga lahendi selle kohta, peab olema teise vanema kirjalik nõusolek riigist lahkumiseks. Ja ta on pöördunud sellega ametkondade poole siis põhimõtteliselt, kui me räägime Schengeni sisesest liikumist, Venemaaga on nagunii piirikontroll, et see on nagu eraldi teema juba piirivalvele siis, et miks seda nagu ei kontrollita, siis kus saadi kätte oli piletimüük, või mitte piletimüük, aga check-in, et piletitele järgi minek. Ja kuna vanem oli võtnud selle lahendi, viinud selle lennujaama, viinud selle sadamasse, minu nõusolekut ei ole, sest Eesti seadus annab sulle, et kui on ühine hooldusõigus, siis sa saad ka eeldada teise vanema nõusolekut. Et see on see meie nagu suurem probleemkoht, et kui ma vaatan lapseröövi seisukohalt, et kas me saame alati eeldada teise vanema nõusolekut. Et teise isiku üldse kolmanda isiku lastega välisriiki minemine,
et see on jah veel, et ma ütlen, et see on ilmselt, kui te olete ise politseis, siis on pädevamad teie kolleegid vastama sellele, et miks seda ei ole tehtud. Aga muidu küll jah, et piirid on meil lahti, aga iseenesest see, nagu ma ütlesin, et näiteks on Holland on see, kes teeb metsikult. Kui on mingi väike intsident, siis on pool lennujaama on tagajalul, et küsitakse kõigilt pisteliselt. Selge, suur tänu. Aitäh veel kord Haldile.